Kindralleitnant Johannes Kert, ajakirjas Kuma Pluss ilmunud intervjuust võib lugeda juba pealkirjast, et Putin peatatakse Ukrainas. Kas nüüd nädalapäevad hiljem on seisukord sama? No Putin kindlasti peatatakse Ukrainas, aga kas just nüüd? Selles tuleb kahetsusväärsel kombel kahelda. Homme peaks Minskis toimuma tähtis läbirääkimine ja siin on erinevatel pooltel ka erinevad eesmärgid. Ukraina soovib jätkuvalt, et 5. septembri Minski lepped jõustuksid. Ilmselt Moskvast soovitakse midagi hoopis muud ja Berliin ja Pariis, kes on seal siis esindatud tõenäoliselt kõige kõrgemal tasemel, soovivad lihtsalt, et rahu saabuks siis Ukrainasse. Kas võib Pariisi ja Berliini soov olla ka nii tagasihoidlik, et saaksid rahu natukeseks ajaks nemad ja ukrainlased selgitaks mõnda aega omal juhul, mis edasi saab? No ilmselt president Hollande ja kantsler Merkel mängivad ka natuke koduse publiku jaoks, selle jaoks, et nad peavad näitama kodus, et nad on kõik endast oleneva teinud, et Putiniga rahumeelselt läbi rääkida ja teha kõik endast oleneva, et rahu siis Ukrainas saavutada, vähemalt vaherahu, ja et homsest sõltub siis, kas majandussanktsioonidega läheb Euroopa edasi või jääb umbes samale tasemele. Ilmselt majandussanktsioonide lõdvendamisest ei saa olla tänases seisus veel juttugi. Kõige selle foonil vaatleb olukorda USA, Ameerika Ühendriikide administratsioon, kes on natuke võib-olla sarkastiliselt häälestatud nende läbirääkimiste suhtes, kuid laseb neil toimuda ja ilmselt teeb ka sellest omad järeldused. Teades ette nende läbirääkimiste nurjumist, valmistab ette vähehaaval Ukraina varustamise programmi esialgu mitte lahingu sõjalise abiga, edaspidi lahingu sõjalise abiga. On see nii? Jah, et Ukraina põhimõtteliselt vajab mõlemat abi. Ukraina vajab majanduslikku abi, et see talv üle elada, et lihtsalt riigina vastu pidada, ja Ukraina vajab loomulikult ka sõjalist abi. Just raskerelvastuse ja võib-olla luurevahendite osas. Kui täna tuleks telefonikõne kas Hollandilt või Merkelilt küsimusega, et kindral Kert, teame, et olete Vene sõjaväe ja Vene sõjalise käitumisega paremini kursis kui Lääne-Euroopa riigid, öelge oma sõna. Kas hakkame kohe relvastust andma, mis oleks vastus? No proovime ikka kõik asjad enne ära ja siis hakkame vaatama, mis meil relvaarsenalis Euroopas kõigepealt järel on. Ameerika Ühendriikidel on üleliigset relvastust ladudes, see on tõsi. See ei pruugi nii olla Euroopas. Et praegu kostavad mitmest Euroopa riigist hääled, kas või viimati Hollandist, et kas Holland järsku ei käitu valesti, müües tanke Soomele, müües soomukeid, jalaväe lahingumasinaid Eestile ja võib-olla Hollandil läheb neil endal tarvis. Et ka Euroopast hakkavad juba sellised reaktsioonid kostma. Hiljutisest telesaatest oli kuulda väga õõvastavat juttu rindereporterilt, kes rääkis sisuliselt separatistide mädanevatest laibamägedest kuskil surnukuuri varjatud keldris, et tegelikult on nende Donetski vabatahtlike kaotused ka kohutavalt suured. Tegelikult on need pered seal kõik leina täis ja
ja Venemaa ohvrid tõenäoliselt hakkavad minema ka juba 4-kohalise numbrini. Kas see võib kuidagi pidi tuua heidutust, mis hakkab pidurdama Putinit või hakkab lõppude lõpuks Donetski poolel võitlejate moraali laastama? Ma ei usu seda selle jaoks, et inimkaotused ei ole Moskva peremeestele mitte kunagi probleemiks olnud. Ja seal mõeldakse teiste kategooriatega, mitte inimeste heaolu kategooriatega. Praegu on väga populaarne öelda, et asjad on väga halvasti, konflikt kestab väga kaua, Ukrainal ei ole sealt loota mitte midagi head, valida on kas väga halva, ülihalva või uskumatult halva vahel. Milline oleks siiski kõige helgem ja positiivsem prognoos, mis kuidagi pidi reaalsuse piiridesse mahuks, mis võiks Ukrainas juhtuda? Kõige positiivsem, mis võiks juhtuda Ukraina jaoks, on see, et Vene inimesed väsivad majandussanktsioonidest. Nad on harjunud ikkagi teatud heaoluga ja kui see heaolu kukub nüüd kokku, siis see võib tähendada selliste siserahutuste tekkimist Venemaal ja Putini režiimi sisemist kõikumalöömist. Aga sinnani tõenäoliselt on alles pikk tee, majandussanktsioonid peaksid olema selleks järsult radikaalsemad ja nad peaksid kestma veel aasta, 1,5–2. Teades Venemaa taktikat panna suuremaid sigadusi toime mingisuguse geograafiliselt mujal paikneva pingekolde varjus, siis kui suur on tõenäosus, et nad vahelduseks tekitavad ühe sellise pingekolde ise, näiteks tõsise probleemiga Läti või koguni Eesti piiril, mis ärritaks NATO ja Euroopa niivõrd sellesse punkti, et Ukrainas võiks sisuliselt sõda pidada, ilma et see ajalehtede esikülgedele pääseks. Mõtle regulaarvägedes seda. No siiski ma arvan, et Venemaa majanduslik võimsus täna ei luba sõjategevust 2 rindel. Ja praegu, enne kui tal on küsimused lahendamata siin Ukrainas ja võib-olla lõunas, suunaga Gruusiale, Aserbaidžaanile, võib-olla mõeldakse ka Moldova peale, testida NATO-t, see ei ole tõenäoliselt hea mõte.